SPU saunasadu sobib suurepäraselt ka sauna riplae soojustamiseks. Riplae sõrestik on peaaegu eranditult puidust ja SPU saunasadu kinnitamiseks piisab sel juhul tavalistest puidukruvidest. Koos kruvidega on soovitatav kasutada seibe, mis hõlbustavad plaadi kinnitumislakke. Ka lae soojustamisel tuleb meeles pidada vuugitäite tähtsust. Vuugitäitega tuleb tugevdada ka seina ja lae vahelised vuugid. Riplae soojustamisel on seina ja lae vahelist vuugi ehitustehniliselt kergem täita alles siis, kui plaadid on lakke kinnitatud. Kui plaadid on lakke paigaldatud, tuleb vuugitäitega tihendada ka ventilatsioonilööride ja kanalite kohad. Kuna tihedusel on suur tähtsus, tuleb ka elektrikaablite läbiviigu avad hoolikalt tihendada. Kaabliavade puurimisel tuleb meeles pidada, et ava peab alati olema tegelikult vajaminevast suurem, et seda oleks võimalik vuugitäitega piisavalt tihendada. Kui kõik plaadid on paigaldatud, tuleb plaadivuukidest ventilatsioonitoru ja pistikupesade ning muude avade ümbert liigne vuugitäide ära lõigata. Selleks sobib tööriist on õhukese teraga vaibanuga. Pärast liigse vuugitäite eemaldamist tuleb kõik vuugid katta alumiiniumteibiga. Alumiiniumteibiga tuleb katta ka läbiviikude vuugid ja kinnitustarvikute pead. Nurkades ja mitmesuguste avade ümber on alumiiniumteipi tehniliselt kõige lihtsam kasutada lühikeste lõikude haaval. Seejuures tuleb jälgida, et alumiiniumteibi lõigud kinnituksid piisavalt üksteise külge. Kui saunalava karkass toetub sauna seintele, tuleb lõigata lava tugitalade kohalt seina soojustuskihist välja tükk, mis on talast veidi suurem ja kinnitada lava tala tihedalt otse seinasõrestiku külge. Tala ja soojustuskihi vahelised vuugid täita vuugitäitega ja tugevdada alumiiniumteibiga. Sauna seinaplaadid tuleb kinnitada otse SPU saunasadu pinnale. Enne plaatimist eemaldada SPU saunasadu pinnalt plaaditava pinna ülaservani alumiiniumfoolium ja katta pind veetõkkega. Kui SPU saunasadu on paigaldatud juhiste järgi, koodiga tekst sauna poole, tuleb foolium tõmmates soojusplaadi pinnalt kergesti lahti. Veetõkke kandmisel SPU saunasadu pinnale tuleb jälgida veetõkke tootja juhiseid. Tegeliku veeisolatsiooni peaks paigaldama VTT sertifikaadiga spetsialist. Pärast veetõkke paigaldamist plaaditakse seina alaosa nagu tavaliselt.
Seina varustamiseks paneeliga kinnitada seinale paneeli paigaldusliistud. Liistud kinnitada mehaaniliselt läbi SPU saunasadu sõrestiku külge. Puitsõrestik seina korral sobivad liistude kinnitamiseks tavaliselt puidukruvid. Muudel juhtudel valida kinnitustarvikud vastavalt seinasõrestiku materjalile, nagu soojustusplaadi kinnitamiselgi. Sauna seinapaneel toestatakse nagu tavaliselt. Laate SPU saunasadu võib paigaldada ka kerise taha, nagu seinapaneelegi. Sel juhul tuleb rangelt järgida kerise tootja poolt nõutavaid ohutuid kaugusi kerise ja ümbritsevate konstruktsioonide vahel. Pärast SPU saunasadu paigaldamist on aeg nautida hästi soojustatud sauna. Parhaat SPU saunasatulöilyt.